Põrsa Bossa Nova ja mängin kõigepealt selle saate lihtsalt. Vabandust. Järgnevus kordas seal lõpus embal kumbal viisil ja päris lõpus on F-moll 7, E7 madala viiega on siis sellised noodid, kiss, pess või ais ja D ja võib lõpetada C6 või siis sellises akordi. Nüüd akordidest, kuidas leida septakorde, räägin selle üle. See reegel sobib hästi mai 7, moll 7 ja pooltimm 7 leidmiseks. Ja reegel on selline, et kui teil on näiteks S mai 7, mängige S-tuur 3 kõla mingisugust pöördes. Ükstapuha milline see pööre on. Nüüd, kui me tahame sellest teha mai 7, siis asendage põhitoon kõrge 7-ga ja ongi olemas. S mai 7 või siis näiteks siit. Põhitoon asendan septimiga või siin. Ja millist pööret kasutada, sõltub jällegi registrist. Et selle loo jaoks ma soovitan alustada sellest kohast. Et saate akordid kõlavad kõige paremini keskregistrist, selle C-noodi ümbert. Kui see C-noot on siin saate akordis kuskil kas ülemine või alumine hääl, et siis need akordid veel kõlavad üsna kenasti. Kui te lähete palju allapoole, siis nad enam ei kõla. Juba natukene liiga must hakkab siit määrima. Sellepärast see esimene akord võtta siit. Edasi C-moll 7. Põhimõte on sama, et põhimõtteliselt nagu C-moll, asendan põhitooni septimiga, panen sinna. Ja nüüd nende kahe akordi ühendamisel selgub, et tegelikult me peame ainult seda ühte hääl siit liigutama. Nüüd F-moll 7, F-moll on siin ja asendan põhitooni septimiga. Me saame kõige paremini dominantset akordi liikuda niimoodi. G-moll 7, G-moll 7, C-moll 7, As või see F-moll 7. F-moll 7 sellises pöördes, siis jällegi kõige lähem D Bess 7, mis kõlab kõige paremini, on selline. Ja kolmas asi, bossa rütmika. See on teile ilmselt eelmistest aastastest tuttav. See oli siis selline, ma rohkem praegu seda ei mängi, et kellel on meelest ära läinud, siis proovige mängida kas või ainult 2 akordi, aga selle rütmikaga.